Musta mantliga on lugu, mille ma tegelikult kirjutasin juba õige mitu aastat tagasi Lenna Kuurmaale ja see lugu räägib surma ootamisest, surmaga kohtumisest, surmaks valmis olemisest, mõnes mõttes isegi nagu surma soovimisest omal niisugusel veidral romantilisel moel. Ja selle laulu pealkiri oli Musta mantliga. Aga Lennale tundus, et kuidagi see võib olla niisugune teemasurm ja et kuidagi tal nagu võib-olla ei sobi sellest hästi laulda, seda enam, et me läksime selle lauluga ka hiljem sellele Eesti Laulu konkursile ja ma saan väga hästi aru, miks ta seda laulu selle teksti originaalkujul ei tahtnud esitada. Ja siis ma vahetasin sellised ühe võtmefraasi ära, Musta mantliga asemel panin Supernova. Ükski koer ei haavata, viimne uks kui paugata, tuled sina supernovana. Aga tegelikult selle laulu teksti tähendus muutus sellega radikaalselt. Ja nüüd mulle tundus, et seda laulu uuesti esitades õnnestub mul see laul sellisel kujul, nagu ta algselt mõeldud oli ka kuulajateni tuua. Mitte, et sellel Lenna versioonil midagi oleks olnud viga, aga et selle laulu teksti algne tähendus ka avalikuks tuleks. Uksel käib. Tundub õige aeg on käes, ootan tagasi. Ainult varje varjus näen, viipan sedasi, et sa näeks, olen olemas. Siis kui ta tuled sina musta mantliga. Tänagi su purpur värvib kuu. Tänagi su sosin minu suu. Tundub õige aeg on käes, ootan tagasi. Ainult varje varjus näen, viipan sedasi, et sa teaks, olen olemas. Siis kui tähed langevad.
ainult varje varjus näen, viiban sedasi, et sa näeks, olen olemas.